Tervitus siit Tallinna Televisiooni stuudiost. Tallinna munitsipaalpolitseiamet tähistab oma 16. sünnipäeva. Raekojas toimus pidulik aktus, kust otse meie stuudiosse saabus ka munitsipaalpolitsei juhataja Aivar Toompere. Tere õhtust! Tere õhtust! Kõigepealt siis loomulikult palju õnne. Kui saabusite just pidulikult aktuselt, millised olid seal meeleolud, kui mitmed ametnikud said ka siis teenetemärgid? Suured tänud õnnitluse eest ja tõesti üritus oli hästi pidulik. Eks Raekoda ise juba tingib seda, et selline ajalooline koht ja kui seal juba midagi tehakse, siis ta on tõesti pidulik. Ja päris paljud meie inimesed said tunnustatud nii meie teenetemärkidega kui tänukirjadega. Ja tegelikult, nagu ma ka oma kõnes ütlesin, et tublid on olnud kõik inimesed, et kõigile küll ei anta, aga nagu öeldakse, et kett on nii tugev, kui tema kõige nõrgem lüli, siis mul on hea meel tõdeda, et meie kett muutub järjest tugevamaks. See tähendab, et meil on hästi palju tublisid inimesi. Teie ameti maine kujundus aastate jooksul on olnud muljet avaldav. Milline on olnud selle kogu protsessi juures teie jaoks kõige raskem osa? Noh, tegelikult päris raske on olnud poliitikutega hakkama saada, sest siin mõned valimised tagasi ju pea kõik erakonnad ütlesid, et munitsipaalpolitseiamet tuleb kinni panna, laiali saata, see on mõttetu rahva raha raiskamine. Aga tänaseks me oleme suutnud tuua kõigi erakondade esindajad korra enda majja, rääkida nendega, näidata, mida me teeme ja milleks me vajalikud oleme. Ja ma julgen küll öelda, et täna väga seda meelt nüüd küll keegi enam ei ole, et võiks kinni panna, sest see kipub olema siis selline oks, mille peal nad ise istuvad, selle oksa saagimine, mille peal nad ise istuvad. Millised valdkonnad on siis Tallinna korrakaitses kõige raskemad, võib-olla ka kõige rohkem äkki, mis pakub ka head meelt? No, head meelt pakub see, kui ei avastata rikkumisi, kui ei ole väljakutseid. See teeb muidugi head meelt, aga kahjuks nii see ei ole. Ja kõige rohkem ressurssi võtavad just need valesti parkijad, et hästi palju helistatakse. Küll korteriühistute juures, kortermajade ees pargitakse valesti või pargitakse prügimajad kinni, haljasaladel pargitakse, kõnniteedel pargitakse ja eks tegelikult see teeb isegi natukene haiget, kui vaatad, et linn on teinud korda. Toome näiteks Loomaia juures Paldiski maanteel ilusti parkla korda teinud, uue muru maha pannud, haljastanud kõik ära ja siis see lihtsalt sõidetakse ära ja me oleme teinud seal sadu ja sadu trahve ja seal ei aidanud muu, kui tuligi füüsiliselt piirded ette panna, et mitte lasta seda ära tallata päris. Meil on ka 2 videot Mupo igapäevatööst. Esimene, millega kohe koos üle vaatame, on siis ühelt meesterahvalt, kes väidab, et ise on FSB agent ja temaga siis intsident juhtus Tallinna vanalinnas. Aga vaatame küll. Вы меня забираете. Мы вас никуда не забираем. Мы сейчас вас передадим органам правопорядка, и они уже сами решать, что с вами делать. Я агент. Замечательно. Это вы потом расскажете. Не похуй. Ладно, давайте. Пойдем. Как тебя зовут? Меня зовут ты старший инспектор. Завтра тебя уволят со дня. Замечательно. Если ты мне помочь, я тебя не уволю. Хорошо, мы вам поможем сейчас. Пойдем. Ты мне поможешь, ты мне поможешь. Вот сейчас мы вас передадим, и тем самым кому? Вашу... СВР? Кому? Русским? Зачем вам русским передавать? Вы же в Эстонии. Нет, я русский агент. Не передает граждан. Я русский агент. Я русский хочу убить всех нахуй. Мне русские ненавижу русских людей. Всех нахуй убью. Давай, помню. Арестовали, нормально. Да никто вас ничего не арестовал. Ты меня арестовал, я опять в Россию, блядь, ненавижу Россию. Ненавижу Россию. Ладно, похуй. Все, забрали. Руки скрутили. Никто вам руки не крутил. Мы вас... Ну, я просто силу не проявляю. Правильно, конечно, власть. Мы все прекрасно понимаем. Ты власть. Приставал к гражданам, падал, валялся, кричал, грозился всех убить, в общем. Не всех. Только русских? Только русских. Нет, только... А кого? Черных. Еще говорил, что он,
гражданин Америки, потом агент ФБР и Да. ФСБ. Я агент ФСБ. Я агент ФСБ. Не, мы не смотрели. Я агент ФСБ. Вы гражданин какой страны? Америки. Я американец. Вы, значит, немножко буянится, да? Ну то, что буянин, просто меня бесит все. Я немножко активный, да. Извините, пожалуйста, я готов простить. Простить, что я больше не буду буянить. На меня наручник одели опять, второй раз в жизни. В Америке одели, в Эстонии одели. Ладно, хорошо. Я не сопротивляюсь. Никто ж не говорит, что вы сопротивляетесь. Мы для вашей безопасности. Чтобы вы себе не навредили. И окружающим. Сароси келевага касти. Сура Перена. Я по-эстонски очень хорошо понимаю. Это ж очень хорошо, правильно. А если еще говорить по-английски? У нас вам ответная просьба, там ходит мужик с этой табличкой «Чудесная экскурсия», нам неправильные данные выдал. Можете тоже с ним пообщаться. Ага, все, Да, спасибо. все, давайте, спасибо. Забирай. No küll oli ikka avameelne agent, kas sääraseid nii-öelda luuludega agressiivseid inimesi tuleb ka palju ette? Nojah, see kuulub nüüd valdkonda, et kui paistab täiskuu, siis teatud kontingent muutub nagu aktiivsemaks ja kuigi siin väidetakse, et see kuu ei mõjuta, siis millegi pärast on ikkagi selliste kummaliste inimeste käitumine nagu just täiskuu ajal esile tulnud ja täpselt sama on ka telefonikõnedega, et küll kedagi kiiritatakse, küll ufot tahavad ära viia, küll piilutakse läbi elektripistiku ja kõik selline. Antud videos oli ka näha, et andsite siis kahtlusalus andsite politseile üle, kui hästi sujub teil koostöö politseiga? Politsei on meile kõige lähedasem, kõige suurem koostööpartner, et politseiga koostöö sujub väga hästi ja tegelikult me üritame nii vähe kui võimalik ikkagi politsei abi kasutada ja katsume nagu ise hakkama saada, et tegelikult politsei ressurssi tuleks mujal kasutada kui selliste intsidentide puhul, kus ega tegelikult ka politseil midagi teha ei ole, et lihtsalt inimesega suhelda ja kontrollida tema dokumendid ja päritolu ära, et see oleks nagu kõik. Meil on veel üks video, mis viib meid Piritale, kus siis omavahel läksid tülli koera omanikud. Siin on kõik kaamerad olemas, võtke välja. Tema koer ta jõudnud hoida, tuli kallale mulle siin. Ega see räägib midagi muuda. Siin on kaamerad olemas, siin on sitaks. Mul on ise kakelt, siin politsei võttis kõik kaamerast välja. Mõlemal oli rihma otsas, auto oli vahel ja kui ma kiirasin, nad olidki koos. Peredas tagus jalaga, mina tirisin, üks inimene tuli tiris kahti. Ja see koer oli tal niimoodi kõrvast kinni. Koera kinni maks, vaigla arve. Vaata, lõhki täiesti. Jara, olge rahulik, palun. Seda ma sulle räägin pool tundi. Teiega kõik on korras. Teiega on kõik korras. Ei ole ju kui koer kaitnud. No aga olge rahulik. Sohkis kuus, kolmas koer siin kallale mulle. Alles olin haiglas, siin õmblemas. Kolmas koer kuus, kes kallale tuleb. Nüüd pani suukorvi enne pole mitte sittagi tal seal. No teil ka ei ole. Teil koera ka ei ole. Polegi vaja. Sa paned, võta kaamerast välja, koer jooksis juba rihmata kallale. Muutrais. Väga hästi, koll. Tahad sa väita, et hoitud kinni teda, et ta ei tulnud kallale ilma rihmata või? Mis asja? Hoitud kinni? See oli lõpuks 3 minti enne oli ilma rihmata kallale. Tulge palun minu juurde. Oi, mutt. See peabki nuga taskus käima lihtsalt. See on 3. koer mul kuu jooksul. Te midagi peate maksma. Ma ütlen teile, mida te peate tegema. Mina pean arve maksma veel. Ja siis mine... Näed, räägi. Ta ei võta, ta on eriline kuradi ment siin jälle. Te arvates... Näe, nii ta räägib ja karjub kamu peale siin. Ma ei karju te peale. Palun räägi inimesel, te selgeks. Kes see on? Mu isa. Oi, see väärtus. Tere, munitsipaalpolitseinik. Ma ei tea, mis probleem on, aga teie kuidagi väga närviline. Temaga võimatu kahjuks rääkida. See on arusaadav. Ma ei ütle, tema on mingi
mitte, ma ei süüdista tema mingit asjades, ma lihtsalt seletan talle, mida ta peab tegema. Ta peab muidugi pöörduda koerasti, võtta need paberid, et koer on vigastatud ja pärast politseisse tulla ja avaldus kirjutama selle peale. Kuidas te räägite? Nii kuidas tahan! Mina pean maksma, minule tuleks kallale, mina maksan. Mis siis mina pean maksma? Oi värdas, oot. Ma arvan... Ära mine kuhugi veel. Ma arvan, et ma asju lahendatakse ainult rahulikult. Aga mul ei ole ühtegi senti. Kuidas ma lähen arsti juurde? Kas ta jääbki mul niimoodi praegu või? Sellest ma räägin, mul ei ole raha praegu. Selle karjumisega ei tõuse mingit tulu. Nagu näha, siis MUPO töötajate päev võib olla ka päris pingeline vahete vahel, kui tihti tuleb ette selliseid olukordi, kus inimesed täiesti valimatult sõimavad. Siin videos oli väga hästi näha, et tegelikult meie ametnikud kasutasid oma põhirelva täna ja see ongi rääkimine ja rahulik olemine. Ja selliseid asju tuleb ikka ette, kus tuleb konfliktis osapooli lahutada, tuleb sellistele inimestele, kes kas ei saa oma rikkumisest aru või on niisama ärritunud ja karjuvad ja sõimavad, tulebki rahulikuks jääda ja suuta neile selgeks teha, et mis on nende õigused, mis on nende kohustused ja kuidas võib-olla probleem rahumeelselt ära lahendada. Et eriti on sellised teemad üleval just naabrite vahelises tülis, et selle asemel, et naabrimehega korraks maha istuda, rahulikult rääkida, loobitakse süüdistusi teineteise aadressil ja karjutakse ja ollakse ebaviisakad, et naabritega tuleks ju alati hästi läbi saada. Et me ei lõpetaks väga negatiivsete nootidega, siis keda sooviksite äkki tänada selle pidupäeva puhul? Tegelikult kõige suuremad tänusõnad lähevadki meie linnaelanikele, linnakülalistele, kes meid on informeerinud sellest, kui kuskil on midagi vajaka, mingit rikkumist näevad, et me saaksime reageerida ja inimesi suunata õiguskuulekale käitumisele. Ja muidugi ootan seda ka kõigilt, et kõik inimesed käituksid õiguskuulekalt ja hoiaksid seda linna nagu oma kodu. Aivar Toompere, aitäh tulemast stuudiosse ja jõudu jaksu tulevikuks. Aitäh!